Tervitus, oleme Hutu ja Tutsi shows ja meil on näärisaade. Ärge ajage segi jõulusaatega, see on Jeesuse Kristuse sünnipäev, aga meil on praegu näärisaade ja kellelgi ei ole sünnipäeva. Mõõdukalt kommunistlik. Ja, sooneutraalne ja kommunistlik saade. Ja sellega on saade alanud. Ja tervist. Nii, ega mis meil on? Meil on siin täna näärisaatele, aga ise loomulikult on meil niisugune näärikuusk siin. Ja ajale, rasketele aegadele kohaselt natukene kidur. Kidur, jah, selline. Aga siiski on veel kuusk olemas. Ei saa öelda, et on nii halvasti, et üldse kuuske ei ole. Kombed on täidetud. Kombed on täidetud, aga siis kuusele võiks mõne ehte ka külge panna. Kuuske tuleb ehtida, sest et seal on küll väga ilus hinnasilt küljes, aga sellest on vähe, sest kombe järgi tuleb panna kuuse külge läikivaid asju, mis on ilusad vaadata. Ja, minul on siin sedasi, see on juba käigus olnud, aga ta ongi selline igiliikur, ta on selline Anunnakide kuldne idavedur. Ja see on selline hea vedur, et kui kunagi ta vedas siit Eestist, vedas lehtmetalli Venemaale, aga praegu ta on sedasi, praegu ta vajab Brüsselist neid eurosid sinna Ukrainasse ja siis ta tagasi tuleb pooltühjalt. Et alguses oli mõeldud, et ta peaks tulema sedasi, et liitiumi vagunitega, täisvagunitega, aga nüüd ei ole. Nüüd on ainult see, et kuna mingi kolmandik kuni, ma ei tea, 40%, mis ta sulas, tuleb sealt selle raha uuesti tagasi, et see raha tuleb jälle selle rongiga tagasi, aga ülejäänud jääb sinna. Ja ütleme nii, et kuna meid ootab helge tulevik ja on selline komme, et jõulupuu otsas peaks olema viisnurk. See on nääripuu. Aga see on nääripuu, siis ei saa panna, tal ei ole seda kinnituskohta ei ole ja niimoodi riputada, nagu ei sobi. Kommunistid võivad solvuda, et see peaks seal üleval otsas olema. Ja siis on tegelikult tehniline lahendus, et sellel uuskommunismil, anaalkommunismil on auk keskel ja siis pannakse niimoodi siit august üritatakse läbi panna, aga see nii lihtsalt ei lähe. Kui pingutada, siis me saame selle tehtud ka võib-olla. Igal juhul näärikuuse ehtimine ei ole jõulukuuse ehtimine, see on korralik tegemine. Võt niimoodi. Ja nüüd on siis, sellega on helge tulevik tagatud, see kanaalkommunistlik ja nääripuu on meil ehitud. Hinnasilt võib-olla võiks olla natuke paremini näha. Kenasti punane, kuldne hinnasilt. Rothschildide värv, et punane. Ja. Kas niimoodi on nüüd ilus vaadata? Ja sellega on nüüd saate põhiosa lõppenud. Meil on nääripuu ehitud. Paneme mõned kingitused ka siia kuuse alla. See komme on ka, aga me saame aru, et kõik ei saa endale tänapäeval kingitusi lubada, nii et ärge võtke isiklikult, ajad on rasked, maksud tõusevad, aga lihtsalt see on saate jaoks. Ega meil kodus ka ei ole kingitusi. Maiustusi pannakse ikka kuuse alla, siin mul on ka siin üks maiustus siin panna selline. Siin on ka mingi kärbseseene pilt on peal, ma ei tea. Lastele siuke lõbusate värviliste piltidega. Aga muidu on mingi ematogeeni šokolaad, aga lihtsalt mingi kärbseseene maitseline ilmselt, aga Igal pool Vene ajal oli vaata need mänguväljakutel, need siuksed puust tehtud kärbseseened lastele väga meeldisid. Kärbseseened üldse lastele meeldivad. See siia kuuse alla sobib küll, on ju. Ja siis mina siin omalt poolt kirjanduse inimesena panen sellise kingitus, see on raamat ja see on väga tore raamat, see on eelmise okupatsiooni ajast, autor on Valentinov ja see on jutustusi Aafrikast ja ta on see, mida tänapäeval enam ei osata teha. Sellel raamatul on pildid sees, neeger jookseb seal ringi, väga huvitav on. Et selliseid piltidega, tõesti hästi tehtud piltidega raamatuid enam ei ole. Et head aegade mälestuseks ja meie Aafrika vendade ja õdede toetamiseks on siis selline kingitus, kus on neegrid. Ja neegrid on väga riibuliste riietega. Ja minul ei ole rohkem kingitusi. See on mul tööriist, see on mul lihtsalt see on ka, minul on ka tööriist. Aga tööriist ehib inimest. Seda ärge unustage alati, kui te tunnete. Tarviline asi, et seda me ära ei anna. Aga kuna me otsustasime sedasi, nüüd on tegemist näärisaatega, et siis meil on siin juba terve aasta on seda Hutu Tutsit meil olnud, on ja
Ja siis me otsustasime, et me nagu avalikustame selle saladuse nagu, et kust nagu see idee üldse nagu pärineb ja kust nagu need ideed nagu tekivad, sellised lennukad ideed. Ega sellest on natuke kahju, on selliseid häid mõtteid nagu jagada kõigiga. Sest nüüd on oodata, et neid suurepäraseid saateid hakkab tulema isegi ERR-ist. No jääb iseasi, kas nendel ligipääs on sellisele kvaliteetkaamile nagu siin on. No raha on neil laialt. Ja meil on ka meil on see saated ja teinekord on tulnud nagu sedasi mingi täpselt mingi kord kuus, siis on nagu vähe pikem vahe jäänud. See sõltub kõik sellest. Et kuidas me nagu omal seda nagu inspiratsiooni oleme kätte saanud, et see on kuidagi kontrabanda, see tuleb nagu Ukrainast ja tavaliselt on nad sellistes liitrestes porkides on ja need on valged kärbseseened. Valge kärbseseen on väga tervislik. Ja eranditult see on, ütleme, ta on nagu Tšernobõli piirkonnast, et on mitte kaugemal. Ja seal on mineraalaineid on rohkem kui teistes seentes. Ja selle võrra on ta siis kasulikum organismile. Ja ta on sedasi, et korjata, ütleme, siis ta ei oma seda mõju enam, et mingi maksimum mingi 100 kilomeetri kaugusel Tšernobõlist. Ta on nagu tuulik, ega ta üle 100 kilomeetri ei võta hästi. Ja siis ei ole neid õigeid aineid enam jälle sees. Seal on, ütleme see, nii, teeme selle lahti. Viljakas muld on. Viljakas muld on, jah, ta on niisugune uraani ja ma ei tea, tseesumiga rikastatud. Nii. Jah, on küll head. Ühe purgi saime ennem ära, aga nüüd me võtsime suurema purgi siin saate jaoks. No saate jaoks lähebki tavaliselt 2-3 purki. Nüüd me näitame ära, et hakkame nüüd maitsestama siin, et nüüd me anname üles. Võtame tööriistad siis. Tööriistad, jah, aga ma ei tea, anna siis meil operaatoril ka üks. Tehnik on ka inimene, palun. Jah. Ja ega siin pole midagi, näed. Tõstame siit ilusti kõedi, meil on siin viisaka inimese kombel tõstame. Meil on sekser ka laua peal. See ei ole vihje. See on lihtsalt nagu selline sekser on nagu tegelikult selline anum, mis on jagatud sektsioonideks, aga kuna meil on ainult kõige paremad seened, siis need... Näitame siin ühte seent sedasi kaamerasse ka nagu, et täitsa parim võimalik selline. Jah. Kujuni, kvaliteet ka midagi. Mingi petukaubaga tegu ei ole veel, need on nagu head tarnid. See ongi nüüd on üks väga tõepärane selgitus, miks üldse Ukrainat nagu vallutatakse, on seened. Vantidel omal ei kasva ju seal midagi. No, vaadake see venelaste see esimene rünnak, et see oli ka üks rünnaku teravik oligi, mäletate, oli sinna Tšernobõli, sinna elektrijaama territooriumile. Ja venelased ja suurte seenearmastajatena ka just, ega nad juhuslikult seda ei tehtud, see on fakt. Ja ega ukrainlased ju tegelikult, kui nad tegid selle Kurski operatsiooni, seal on ka tuumajaam. Võib-olla seal ei kasva nii head seened, aga ikka vast paremad. Nad oleks pidanud selle jaama kõigepealt õhku laskma ja siis rünnaku ma arvan, et selline mõte oligi, aga ei saanud nii lähedale õhku lasta, ei tulnud välja, aga mõte oli iseendast väga hea, et omal seeni vähe ja vandid käivad pinda, tahavad seened ära võtta selle vähesegi, et teeme neile omale seene nagu sellise istanduse. No aga ma ei tea. Selle peale siis võtame.